Aloha, minu nimi Kristel Laksmi-Tetton ja tulemas eetrisse imelisest Floridast ja täna on mul holistilise heaolu coachina väikene sõnum, kuna ma näen, see tuleb korduvalt inimestega siis suheldes või klientidega töötades ülesse. Ja ma toon alati selle imelise näite oma armsast vanaemast Puhakute rahus, kes andis mulle sellega seoses päris põneva kogemuse ja siis ka arusaamise, kuidas ja kas neid asju teistmoodi teha. Minu vanaema oli maailma parim kokk, mitte ainult tavaliste toitudega, vaid tõesti ka mõnusate siis küpsetistega. Ja üks asi, mis ta alati teadis, kui ma koju siis külla tulin, ka siis, kui ma juba olin täiskasvanud, oli see, et ta teadis, et siis tuleks teha pannkooke, Kristali lemmikuid ja siis mingi moos või asi sinna peale organiseerida. Ja kuna siis tol hetkel veel oli meil ka aiamaa, kus oli vaarikaid rohkem kui maasikaid, siis oli tal sageli vaarikamoosi jagus nagu kauemaks kui maasikamoosi. Ja vaarikamoos on selline huvitav moos, mis mulle väga nagu ei istu, sest maitse on kuidagi, ma ei tea, ei helise minuga ja teisalt siis ka kõik need seemned jäävad sul kõik nagu hammaste vahele igale poole ja siis noki neid seal pärast veel välja, on ju. Ja siis mõtlesin, kuidas ma vanaemale siis annan märku, et tead, see vaarikamoosika ei lähe, ta ju kohe solvub ja mis siis kõik jama seda vaja pärast, on ju. Ja ma võtsin kokku ennast ja lihtsalt ühel hetkel istusin maha temaga ja ütlesin, tead, armas vanaema, need sinu koogid on maailma parimad koogid, sinu moos on maailma parim koog, ma armastan sind üle kõige maailmas, sa oled minu super vanaema. Ja ma nüüd lihtsalt ütlen sulle, et tead, ma ei ole sulle öelnud, aga ma tegelikult eelistaksin neid kooke maasikamoosiga. Ja tead, kui meil ei ole seda maasikamoosi, ma võin järgmine kord tulla ise selle maasikamoosi kaasa võtta, nii et me saame siis nautida maasikamoosiga neid. Ja täna ma võib-olla panen siia peale lihtsalt mett või midagi muud, mitte midagi ole katki. Ja üteldes seda, ma armastan sind, sa oled minu maailma parim vanem, ma armastan sind täpselt sellise, nagu sa oled. Ja nii on. Ja nüüd, mis juhtus, kui ma sellisel kujul siis vanaemale selle tagasiside andsin, siis sai väga imeliselt siis vanaema selle sõnumi vastu võtta ja toimetada siis mõnusalt edasi ja ta ei solvunud, sest ma tegin seda armastuse, tähelepanu, teadlikkuse, austusega. Ja see ongi see probleem, et kui meil on vajadus, me sageli kas neelame selle alla ja kogume seda, ma ei tea, mis aeg oma erinevatesse konteineritesse ja siis ühel hetkel, kui piir on täis, siis see lihtsalt plahvatab ja siis me lihtsalt plahvatame need vajadused nõudmistena käed puusas nagu siis sellele inimesele välja ja siis viisakus ja austus ja mis iganes muud asjad lähevad kõik uksest aknast välja. Nii et see on selline väga-väga lihtne nipp, mida ma olen kasutanud siin aastaid nii enda puhul kui teiste puhul, kui ka oma klientidele soovitanud. Nii et tõesti pange see töösse kas oma suhetes, oma kolleegidega, oma vanavanematega, oma pärisvanematega ja katsetage, võtke endale selline väljakutse, et järgnevad näiteks 30-60 päeva. Ma väljendan oma vajadusi, ma teen seda austusega, ma seletan ära, miks mul midagi on vaja. Ja see aktiveerib hoopis teise energia ja see aktiveerib hoopis teisega käitumise ja see tekitab ka automaatselt rohkem harmooniat. Nii et selline väikene lisanipp mõnusaks siis suhtlemiseks ja toimetamiseks, kuidas seda teha veelgi paremini ja kuidas see saab mõjutada sinu heaolu, nii et ka sinu vajaduste eest on siis hoolitsetud. Nii saab see olema ja nii see on. Nii et aloha, kohtumiseni, naudi ja jaga seda videot nii paljudega, kui sa tead, kellele see ka kasu kaasa tooks. Nii et aloha, olge tublid, pange praktikasse. Jagage võib-olla ka siin video all, kui sa paned praktikasse ja mis kogemused on. Nii et mõnusat toimetamist.